Tere tulemast vaatama saadet Viljandi Gümnaasiumi ajaloominutid. Mina olen Jüri Muhk ning täna on meil saatesse tulnud tuntud ajaloolane August Kallemäe. Tere ja tänan kutsumast. Aga härra Kallemäe, me täna sooviksime sinuga siis rääkida keskaegsetest linnadest ning kust kõige parem alustada kui kõige algusest. Seega, millal hakkasid keskaegsed linnad üldse tekkima? No keskaegsed linnad hakkasid tekkima keskaja algusega. Ehk siis umbes 5. sajandil peale Kristust Lääne-Rooma riigi langemisega, kus kaotasid tähtsuse paljud vanaaegsed keskused. Päris huvitav. Aga kuhu neid põhiliselt siis rajati? Linnast hakati rajama maadevalitsejate või riigipeade losside ümbrusesse. Veel rajati linnasid kaubateede ristumiskohtadesse, sadamatesse ja ka kloostrite ümbrusesse. Näiteks ka Viljandi on selline linn, mis on ehitatud linnuse lähistele. Aga miks just sinna? Aga kuhu mujale siis? Seal ju kaup liigub ja elu käib. Kas iga müüriga ümbritsetud asula võis olla linn? Linnaks saamiseks läks ennekõike vaja siiski linnaõigust maavalitseja poolt, mis andis linnale teatud autonoomia siseasjade otsustamises, kuid määras ka selle, kuidas linna valitseti. Läänemere ruumi tuntuimaks linnaõiguseks sai Lübecki linnaõigus. Aha, aga milline oli elanikkonna koosseis linnas? Et äkki oskate selle koha pealt lähemalt rääkida? Linna elanikkond jaotus laias laastus 3 kihiks. Esimene kiht, ülemine kiht, koosnes jõukatest aadlitest, kaupmeestest, kelle seast valiti ka valitsejad linnale. Teine kiht, ehk siis keskkiht, mis koosnes käsitöölistest, kirjutajatest ja ametnikest, kes ei saanud, kellel ei olnud erilist õigust linna valitsemises kaasa rääkida. Ja viimane kiht, siis alamkiht, mis koosnes teenijatest, päevalistest ja teistest lihttöölistest. Aga kuidas võis üldse inimene linna kodanikuks saada? Linna kodanikuks saadi kas sündides kodaniku perre või siis piisavalt pikka aega linnas elades. Üldjuhul oli see aeg 1 aasta ja 1 päev. Kodaniku saamisel pidi andma kodaniku vande ja maksma kodaniku maksu. Aga millist mõju võis siis linnastumine avaldada ühiskonna toimimisele? Linnastumine tõi endaga kaasa käsitöö arengu, tihedama kauplemise, kultuuri- ja haridusasutuste tekke ning kuningavõimu tugevnemise. Kelle poolt ja kuidas juhiti keskaegset linna? Keskaegset linna juhtiv organ oli raad ehk tänapäevases mõistes siis linnavalitsus. Rae liikmed olid raehärrad, kes olid tavaliselt linna rikkamad ja mõjukamad kaupmehed. Raad juhtis bürgermeister. Raad oli linnas kõrgem haldus kui ka kohtuorgan. Milline võis välja näha üks keskaegne linn? Mida te sellega täpsemalt silmas peate? Kas ehitiste paiknemist või kuidas täpsemalt? Ja, ma mõtlen ikka ehitiste paiknemist ja nende funktsioone. No, keskaegne linn algas tavaliselt eeslinnast, mis ümbritses linna müüriga, alllinna. Jõukamatel linnadel oli tavaliselt mitu kaitsemüüri, mis tagasid parema kaitse sõja korral, ehk siis linna kaitsmine oli kõige tähtsam. Keskaja linnas olid hooned ehitatud sein seina vastu ja tänavad olid kitsad. Peatänavad viisid välja Turuplatsile. Turuplats asus linna keskmes, kus asusid ka raekoda ja teised tähtsamad hooned. Aga linnades oli ju sama ametiga inimesi kindlasti rohkem kui üks. Seega, kas nad siis kõik tegelesid oma selle ametiga individuaalselt või siis oli neil mingisugune ühendus, kus nad siis koostööd tegid? Keskajal olid ühendused olemas küll. Näiteks oli selline ühendus nagu gild, kus tegutsesid kaupmehed koos. Veel võib rääkida ka Zunftist, mis oli käsitööliste ühendus. Ühendused põhiliselt kaitsesid oma liikmete huve, korraldasid seltsielu ning pakkusid hädakorral abi ja toetust. Keskaegsetes linnades kindlasti pidi ju ka mingisugune kaubandus olema, et kuidas see raha seal ringi liikus, sisse tuli ja et milline see võis välja näha?
põhiliselt kaubeldi linnasiseselt, aga toimus ka mõningane väliskaubandus. Kas te palun selgitaksite seda lähemalt? Kuulge noormees, kas me tulime siia täna lobisema? Kui ma Ja seda praegu sellega hakkasin on meie kõike saade lahti lõppenud. seletama. Tänan kuulamast ja ilusat päeva jätku!